Kas sina tead, mis maailmas toimub? Meie teame. Ja anname sulle ka teada. Saade Ninatark teadlikele lastele. Tere lapsed! Täna räägime sellistest asjadest nagu aju ja uni. Mida mu aju peale mõtlemise teeb? Aju on keha juhtimiskeskus. Aju juhib kõike, mida me teeme. Söömist, rääkimist, kõndimist, mõtlemist, asjade meelespidamist, magamist. Aju, kui inimkeha keerukaim elund, ütleb meile, mis toimub väljaspool keha. Näiteks, kas meil on palav või külm, või kas meie poole tulev inimene on sõber või võõras. Ning seda, mis toimub keha sees, kas meil on põletik või luumurd, või kas me oleme rõõmsad või kurvad. Ajus, keha närvisüsteemi keskmes, on 10–100 miljardit närvirakku ehk neuronit. Neuroneid leidub kõikjal, pealaest jalatallani. Nad võtavad vastu ja saadavad välja elektrisignaale ehk impulsse, mis juhivad või reageerivad kõigele, mida su keha teeb ja tunneb. Aju on nagu hõivatud postkontor, mis võtab pidevalt vastu sõnumeid ja saadab neid kõikjale. See tegeleb igas sekundis miljonite närviimpulssidega. Kas aju tunneb valu? Otseses mõttes ei tunne. Aju võtab vastu ja saadab välja valuaistingut kogu kehalt, kuid ajus endas pole valuretseptoreid. See tähendab, et kui pääseksid kuidagi kellegi teise ajule ligi, võiksid seda torkida või näpistada ning inimene ei tunneks valu. Miks ma pean magama? Teadlased ei tea täpselt, miks inimesed magama peavad, kuid uuringud näitavad, et uni on elulise tähtsusega. Närvisüsteem ei tööta korralikult, kui inimene ei maga. Ühel ööl lühikeseks jäänud uneaeg teeb meid uimaseks ja me ei suuda järgmisel päeval keskenduda. Kui pikaaegse magamatuse tõttu halvenevad mälu ja kehalised võimed. Kui magamatus kestab, võivad tekkida hallutsinatsioonid, ehk selliste asjade nägemine, mida pole tegelikult olemas, ning lisaks nägemishäired ja meeleolu muutused. Kas inimesed näevad igal ööl und? Jah, inimene näeb keskmiselt 3 või 4 unenägu igal ööl ning iga unenägu kestab 10 minutit või kauem. Und nähakse peaaegu alati REM-une ajal. Seda uneperioodi iseloomustab kiirenenud hingamine ja südamerütm. Teadlased ei tea, miks on unenäod olulised, kuid üks teooria on, et aju töötleb päeva jooksul kogutud infot ja heidab kõrvale teabe, mida pole vaja, või loob stsenaariume, mida järgida olukordades, mis võivad tekitada vaimset stressi. Enamik inimesi, kellel ei lasta und näha, satuvad segadusse, ei suuda keskenduda ning neil võivad koguni tekkida hallutsinatsioonid. Mõnikord on ärgates raske unenägusid meenutada, kuna need säilivad lühiajalises mälus. Kas mu näol on kergem naerda või kulmu kortsutada? Naeratada on lihtsam. Naeratades kasutad umbes 17 näolihast, kuid kulmu kortsutades 43 lihast. Naeratamine teeb sind ühtlasi õnnelikumaks. Täna rääkisime ajust ja unest. Homme ootavad teid teised põnevad teemad ja teadmised. Kas sina tead, mis maailmas toimub? Meie teame. Ja anname sulle ka teada. Saade Ninatark teadlikele lastele.